Tere õhtust! Täna loen ma sulle muinasjutu Kingsepa abimehed. Elas kord vaene kingsepp. Ta oli küll väga tubli ja töökas mees, kuid siiski üsna vaene. Elu jooksul oli ta palju jalanõusid valmistanud, kuid vananedes jäi tal nägemine aina viletsamaks ning mida aeg edasi, seda raskem oli tal oma tööga perele elatist teenida. Mida vanemaks ta jäi, seda kehvemaks muutus nägemine ja seda kauem läks tal aega ühe kingapaari valmistamisele. Mida kauem aga kulus aega ühele kingapaarile, seda vähem suutis ta tööga raha teenida. Oli saabunud talv ja väljas oli väga külm. Õues paukus pakane ja vaesel mehel ei olnud isegi nii palju raha, et maja soojaks kütta. Ja ta punnis töötaja varavalgest hilisööni. Kord, kui mees oli niimoodi oma töö kallal, uinus ta suurest väsimusest otse töölaua taha, poolik kingapaar näpu vahel. Küll oli saabassepa üllatus suur, kui hommikul ärgates avastas ta laualt valmis kingapaari, mis oli kaunim kui alles varem. Ta ei olnud mitte elus nii ilusaid kingi valmistanud. Kingsepp oli päris vana ja ka mälu polnud enam kõige parem. Nii hakkaski ta ka ise tasapisi uskuma, et oli selle kingapaari järelikult ise ikkagi valmis teinud. Mees ulatas kingapaari naisele, kes imestuses lausa silmad pärani olnud. Oi! Küll on kaunid kingad, hüüatas naine, kui oli mehelt jalanõud müügiks saanud. Kingsepa äärist juhtus aga mööda minema raehärra, kes ilusat kingapaari nähes ostis selle pikemalt mõtlemata ära. Ta tellis kohe kingad ka naisele. Vana Kingsepp läkski taaskord oma töötuppa ja sättis uue tellimuse tarvis kogu materjali kenasti lauale valmis, et hommikul kohe tööga peale hakata. Küll aga oli Kingsepa jahmatus suur, kui hommikul laualt jälle valmis naiste kingapaari ees leidis. Tohot tonti, imestas vanameister. No on see küll vast päris ime kohe. Ma ei mäleta, et ma ei saanud ise neid kingi küll kuidagi valmis nüüd teha. See ei ole võimalik, rääkis Kingsepp meister juba endamisi. Eit, tule kae, tule ruttu vaatama, sa pead seda nägema, hüüdis vanamees hädise häälega. Kas sa, kallis, usud mind, kui ütlen, et need kaunid kingad ei kuskilt siia lauale ilmusid? Mina ei ole neid teinud. Tunnistan ausalt, tegelikult ei teinud ma ka neid eilseid kingi, mis raeherrale maha müüsid. Nüüd olen sellest täiesti kindel. Eit silmitses vanameest ja vaatas kingapaari, vaatas ja imestas. Küll on kaunid kingakesed. Kuidas nii, et sina ei teinud? Kes need siis tegi? Äkki sõidab sul katus, lausus Eit endamisi. Noh, aga kui sina neid ei teinud, siis mina ei teinud neid ammugi. Ja kedagi teist siin ju ometigi ei käi. Järelikult tegid need kingad ikka sina, kuid vanaduses sa seda lihtsalt ei mäleta. Tegid kingad valmis, ei mäleta. Ja üleüldse, mis vahet seal on, kas mäletad või ei mäleta. Raehärra naisele on valminud imekaunid kingad ja selle eest saab kena kopika. Nüüd saame osta ka natuke küttepuid ja kui hästi läheb, siis võime isegi leiva peale vorsti saada, arutles vanamoor rõõmsalt porisedes. Natukese aja pärast ütles Eit hellitult. Küll oled sina ikka tottu, et enam ei mäleta isegi seda,
kui kingapaari valmis teed, sa oled ikka tõesti vanaks jäänud, Heit itsitas endamisi ja kallistas samal ajal taati. aga mis siis, et sul vana ja kehv mälu on? mina armastan sind sellegipoolest, ütles Heit ja andis vupsti mehele matsuga musi ning tegi tuheva kalli ka veel otsa. mees oli moori musist ja kallist nii kohmet, et ei saanud sõnagi suus. ta ei olnud tükk aega sellist musi ja kalli saanud. hommikul tuli Raehärra koos prouaga Kingsepa juurde mõõte võtma. aga küll oli ka nende üllatus suur, kui Kingsepp lauale uhi uued kaunimad kingad tõstis. Raehärra proua oli puhakeeleta, kui kingi jalga proovides need sobisid kui valatud. Need kingad, oi kui kaunid, maailma kaunimad. Raeproua oli tõesti vaimustuses. Selliseid tahaks küll kohe 10 paari kõikvõimalikke värvi. telli mulle kohe 10 paari kauneid kingi ja ära oma tütreid unusta. juba homme õhtul korraldad suure palli, kus saame oma kauneid kingi linnarahvale kadestamiseks näidata, ütles Raeproua mehele. Raehärra tasus Kingsepale jalanõude eest 3-kordse hinna ja esitaski kohe uue tellimuse ka tütarde kingadele. nüüd sättis Kingsepp juba teadlikult kingade tarvis materjali lauale valmis ja hommikuks olid ka need jalavarjud valmis. Heidel aga ei andnud süda rahu ja ta peitis ennast ööseks kappi. sealt ta nägigi, kuidas keskööl tulid 2 päkapikk-haldjat ning usinasti kingad valmis meisterdasid. naisel hakkas haldjadest puha kahju, kuna need päris paljad ja katkiste räbanud riietega ise külma käes värisesid ja kingi meisterdasid. kohe hommikul õmbles Heit haldjatele uued rõivad ja jättis need lauale koos kirjakesega. kui haldjad riideid ja kirjakese eest leidsid, olid nad väga tänulikud ja panid oma uued riided selga. sellest ajal peale käisidki haldjad öösiti aina uusi ja uusi kingi valmistamas. jutt ilusatest kingadest levis aga kulutulena ja Kingsepa pere ei pidanud enam kunagi puudust kannatama. ikka ja jälle kattis perenaine ööseks väikese lauaga haldjatele ning üheskoos töötades elasid nad kaua aastaid õnnelikuna. ja kui nad ära ei ole surnud, siis elavad veel need tänapäevalgi ja valmistavad ikka imekauneid kingi. kuulsid just äsja muinasjuttu Kingsepa abimehed. tahad olla eriti tubli, siis kuula ära ka küsimused ja lahenda mõned ülesanded. küsimus number 1. millest lugu rääkis? jutusta mulle palun. vajuta mind pausile. proovime nüüd koos. lugu rääkis väga vanal ajal ühes kauges kuningriigis elavast ja väga vaesest Kingsepa perest. lapsi neil ei olnud ja väga raske oli külma talve üle elada. Kingsepp oli küll väga töökas ja oskas ametit, kuid ikkagi ei õnnestunud tal nii palju raha teenida, et toasooja endale lubada. mis juhtus aga ühel ööl? jutusta. vajuta mind pausile. proovime nüüd koos. ühel ööl valmis hämmastavalt kaunis kingapaar ja hommikul selle laualt leides ei osanud Kingsepp kuidagi ära seletada, kuidas see sinna sai. ka järgmisel ööl juhtus sama. Kingsepa proua aga oli väga uudishimulik ja öösel,
Kapis kükitades avastaski salajased abimehed. Nähes Päkapikk haldjaid usinalt kingi meisterdamas, avastas Eideke, et haldjal endil riidekesed väga räpaldunud ja nad lausa värisesid külma käes. Eidekesel läks süda härdaks ja juba järgmine päev õmbles ta haldjatele kaunid, uued ja soojad rõivad. Sellest sai alguse väga pikaaegne sõprus ja koostöö. Kingad läksid kuningriigis väga hästi kaubaks ning vanurid ei pidanud enam päkapikkude abiga puudust kannatama, sest jutt imekaunitest kingadest levis üle terve kuningriigi. Mis sina sellest loost õppisid? Vajuta mind palun pausile. Proovime nüüd koos. Selles loos sai heategu tasutud heateoga. Päriselus ei pruugi see päris nii olla. Päriselus juhtub tihti, et heategu unustatakse. Või siis hoopiski ei märgata hädas olijaid. Aga kas teadsid ka, et sina võid olla kellegi hea haldjas, kui aitad kedagi, kes sinu abi just kõige enam vajab? Proovi, kas sina oskad juttu oma sõnadega ümber jutustada? Pea meeles, et muinasjutud on inimeste väljamõeldised ja kirja pandud. Sinagi võid kirjutada päris enda muinasjutu. Võid selle loo hoopis uueks kirjutada. Naljakas, eks? Aga sa võid alati proovida ja ära unusta, et harjutamine teeb meistriks. Kuna sa olid mul nii tubli laps, siis annan sulle preemiaks mõned matemaatika ülesanded ka. Ülesanne number 1. Päkapikk haldjaid oli meil 2. Mitu kinnast Eit pidi kuduma? Arvutame. Ühel mehikesel oli 2 kätt ja teisel mehikesel 2 kätt. Liidame nüüd kokku. Ühe mehikese 2 kätt, nagu sinul, ja teise mehikese 2 kätt, sinu emmel. See teeb kokku, kirjutame nüüd. 2 pluss 2 on võrdne 4. Vastus. Eit pidi kuduma 4 kinnast. Ülesanne number 2. Mehikesi oli meil 2. Neil varbad külmetasid. Mitu varvast külmetas 2 mehikesel kokku? Mõtleme. Me teame, et ühel mehikesel on 10 varvast, nagu sinul. Ja teisel mehikesel on 10 varvast, nagu sinu emmel. Liidame nüüd need kokku. Ühe mehikese 10 varvast pluss teise mehikese 10 varvast teeb kokku, kirjutame, 10 pluss 10 on võrdne 20. Seda kirjutatakse niimoodi, et 20 kirjutatakse 2 ja 0. Sa oled tõesti väga tubli olnud ja kui sa seda veel ei osanud, siis ära heida meelt. Seda sa pead alles koolis oskama, aga sa oled väga tubli, kui sa vähemalt proovid. Ja kui sa tahad kontrollida, kas see ülesanne ka õigesti sai lahendatud, siis palun oma ema, seiske kõrvuti ja loe varbad kokku nii endal kui emmel. Naljakas. Võid mind uuesti korraks pausile vajutada ja proovida kuuldud muinasjuttu veel oma sõnadega ümber jutustada. Või vahetada mõned tegelased ära või luuletada täiesti oma muinasjutt. Ole nüüd vapper, sest oma enda muinasjutus võid sina ise olla kangelane.
kes päästab maailma kõige suuremate kollide käest näiteks või äkki krokodillide käest. Seal on veel ka kurjad hundid. Saad ise valida. Appi, kui vahva see maailm on. Nüüd aga, kui sa oled kõik ilusti ära teinud ja õhtu on käes, siis on aeg puhata. Homme on ju ka päev. Head aega!